Xinsheng on kõige lähem sihuke suurem linnaline asula Taroko kuristikule või kanjonile. See Taroko kuristik või kanjon asub suure maantee ääres, seal üleval mägedes. Aga 2024 raputas seda suur maavärin, enne seda 2022 olid veel mingid maalihked. Nii et sealt läbi pääsemine autoga ja nii edasi sõidukitega on üsnagi komplitseeritud. Ainult 5 korral päeval lastakse läbi. Ja osad rajad on ikkagi veel suletud ja ei tehta lahti enne aastat 2030. Nii et minu mõte oli lihtsalt korraks seda kuulsat Taroko rahvusparki külastuskeskust külastada ja vaadata, mida sealt ümber näeb lihtsalt jalutades. Mäevaated juba eemalt on üsna dramaatilised, eriti sellises hommikuvalguses. See kanjon või kuristik, see kulgebki sealt mägede vahelt ja Tarokos on need kõrguste erinevused väga suured. Sisuliselt meretasandilt hakkab pihta 0 meetrist ja läheb üle 3700 meetri peale välja, mis teeb selle rahvuspargi selles suhtes väga unikaalseks, et siin on nagu erinevad kliimavöötmed ja vastavalt erinevatele kliimavöötmetele vastavad siis taimestikud ja loomastikud, et väga liigirikas, suhteliselt väike territoorium. Miks ma ei tee söögivideosid, sest enamasti need oleks väga igavad, et mida ma hommikuks söön. 7-Eleveni toit, mida ma lõunaks söön, 7-Eleveni toit, mida ma õhtuks söön, 7-Eleveni toit ja siin on üks traditsiooniline variant, mingisugune riiskana, ma ei tea, mis tohvud, munajuurikad. See kivi siin märgib sisenemist Taroko rahvusparki siis idakalda poolt. Et kui ma käisin seal Heushanis, siis ma ju otsapidi olin juba Taroko rahvuspargis. No siin on nüüd seda kaarte ka näha. Et mina olen siis praegalt siin punase täppi juures. Siin on see asula, kus ma majutun. Ja siit kõik see tee kulgeb mööda Taroko kuristikku. Siin see Liivujõgi on selle kuristiku uuristanud. Ja vot see tee ongi siis nagu problemaatiline, et ta on väga piiratult avatud. Et siin on juba näha mingisugust valvet teostatakse ja kontrolli. Ja sealt pool saab külastuskeskusse, sinna ikka saab praegu. Et jah, siuke kaart. Muide see tunnel olevat Taroko esimene tunnel, see tee, mis siit läbi läks. Ja seda teed ehitasid need sõjaväe kohustusest 1950-ndatel, 60-ndatel vabad siis vabanenud endised sõdurid. Ja selle tee ehitus oli väga raske ja vaevaline, sest kogu see kuristik, need kivid on siin väga kõvad, puhas marmor. Et palju oli käsitööd ja asju ja no kõik need maalihked ja loodusõnnetused ja siis üle 200 inimese sai surma lihtsalt tee ehitusega. No külastuskeskus, Taroko rahvuspargi külastuskeskus on siin ja Google Maps ütleb, et open zone avatakse varsti, et enne seda on mõistlik alustada mingise väikese lajakesega. Näiteks Terrace Trail, terrassi jalutuskäik, mis läheb sujuvalt üle Dali trailiks ja Decalon trailiks ehk viib sinna kõrgemale. Muidugi seda terrassi käiku väikene pingikene, selle saab siit ära teha, mis tahab. Aga kui ma siin olen, siis ma hakkan sinna võtta mingisuguse pikema. See Dali ja rada läheb edasi tegelikult Dali Tatongi rajaks ja kuhu ta viib päris üles sinna küladesse, kus elab mingi truku rahvas. Truku
on siis see rahvas, kelle järgi Taroko rahvuspark omale nime sai. Ja need on selles mõttes 2004. aastal nimetati või tunnustati neid kui 12. Taiwani põlisrahvust. Et ennem nad olid mingisuguse teise põlisrahvusega segamini, ei tehtud vahet, et kas ühed või teised. Aga nüüd Luku rahvas on täitsa eraldi. Taroko rahvuspark sai nende järgi nime. Ma vaatan korraks, kuhu ma pean nüüd minema. Siit üles. Mis nüüd teeb? Äkki siia poole siis. Ühesõnaga, Luku rahva järgi sai Taroko rahvuspark nimetuse. Kohe katkestan jutu, et natukene uuridasin kaarte. Mulle paistab, et kui ma ülespoole on minna, siis ma pean sedapidi minema. Ühesõnaga 2 küla seal üleval põlisrahvaste oma, Dali ja Tatong. Ja kõik nad taheti need Luku rahvad viia Lääne-Äärde suuremasse asulasseks Julinni, et nad siis lääne eluga kohaneksid ja moodsateks inimesteks saaksid. Aga ikkagi mõned siin perekonnad või hõimud mõtlesid, et neile see moodne elu ei sobi, et nemad lähevad elavad mägedes. Ja nüüd neil ongi seal mägedes üleval 2 küla ja sinna viib siis matkarada. Dali on lähemal, Tatong kaugemal ja see on üsna järsk ja üsna ohtlik rada, nii et soovitatakse, et kui lähete, siis soovitatavalt nii, et ööbite seal Tatongi külas. Seda ma praegu tegema ei hakka, sest see oleks nõudnud suuremat planeerimist seal mingisugust. Need külad on ikkagist nagu moodsast tsivilisatsioonist suhteliselt ära lõigatud ja ainsad, mis sinna lähevad, ongi need jalutuslajad, mingid teed ei lähe, mingit nagu elektrivõrku ei lähe. Kõik nad, mis teevad, nad on täiesti ise majandavad seal, et ise kasvatavad oma köögivilju, puuvilju, ise, ma ei tea, jahivad, ise kuigi palju siiski päikesepaneelidest toodavad elektrit, nad on ise majandavad, ametlikult mingeid majutuskohti, mingeid poodi ja asju seal ei ole. Nüüd kui sa lähed sinna ööbima, siis sa pead arvestama, et tehti mõni perekond võib sind vastu võtta, peab sul kõik endal kaasas olema. Näe, selleks, et maalilisi vaateid saada, ei peagi teab, kuhu kõrgele kaugele ronima. Siit paistab siis see Taroko kanjon ja kulistik. Seal on see sissepääsu sild. Liivu jõgi ja teisel pool on siis asula. Jõgi paistab suht kuiv praegusel ajal. Järgmine vaatekoht tiba kõrgemal ja sealt näeb eemal kaevandust. Sildasid natuke rohkem sinnapoole suunduvat jõehalu. Pekka Lundreilend ja siit on nüüd valida, kas pöödata otse ümber, minna tagasi, minna Dali village'isse edasi ja see highway sõiduteele tagasi allamineku koht on suletud. No ma pisut astun edasi. Mulle tundub, et see, mis siin meil armakas on või kes, et see on loodus. Ja sellist teed mööda siis, kui kohalikud tahavad midagi tsivilisatsioonist saada või tsivilisatsiooni tuua, siis peavad kõik seljast tabima. Meil on spetsiaalsed kolvid selleks. Aga okei, ma ei ole kohalik. Ma hakkan vaikselt alla ronima. Päris hea on siia tsiviliseeritud rajale tagasi jõuda. Näed, kus teised matkad tavaliselt käivad siin punktis ära. Ehk siin Pekka Lundreili lõpus ja ei lähe sinna edasi. Et asi selles seal edasi, et oleks tore minna, aga need rajatingimused, kuna eile sadas, olid suhteliselt sopaselt libedad ja täna pärastlõunal ähvardab teine sahmakas peale tulla.
nii et vihmakätte jääda sellistel teedel ei pruugi tervisele kasulik olla. see sisalik selle ees paneb hops ja hops trepist alla. nii osavalt. et ja see esimene osa, see nii-öelda tsiviliseeritud inimeste rada, põhimõtteliselt ongi puhas trepp, lihtsalt ronid nagu 300, ma ei tea, 90, natukene vähem, 380 meetrit lihtsalt ronid treppi. nii et kellele meeldib jõusalist treppi teha, tõepoolest tulge Taiwanile, siis saate õues treppi teha. täpsustan, see 380 meetrit, need on tõusumeetrid, et maapikkus iseenesest sealt traililt, terrassirajalt on 1,3 kilomeetrit. lihtsalt faktilise täpsuse huvides. mitte, et ma eriti faktitäpne oleksin alati. nüüd on autosid parklas küll, isegi mingid bussid. külastuskeskus peaks olema avatud. siin ehitatakse juurde. Rocco National Park Headquarters. siin räägib kohalikust elust ja sellest 2024. aasta maavärinast, et mis kogemused inimestel olid, kõik oli siukest tomu täis. pärast oli ainult rusu. siin on reljeef või makett Rocco rahvuspargist ja siin saab ilusti näha, kuidas see maantee siit läheb jõeolgu mööda läbi ja kuidas Hehuanini välja, kuidas need vaatamisväärsused kulgevad. ja vaatame siis nuppe. mina olen nüüd siin punase nupu juures külastuskeskuses. Bolovan, järgmine vaatamisväärsus teel. Shinhenge Bridge, Shinhengi sild. Tunnel of Nine Tunnels. Sinna tahaks minna, kui sõidaks. Oleks tahtnud minna, aga piiratud ligipääsuga. Shui. Tiangsang, see on järgmine väga vaatamisväärne koht olevat. Edasi punktid järjest tulevad. Lähevad kaugemale ja kaugemale. Püha puu oli see. No nimed väga palju mulle ei ütle. Ja nüüd sealt hakkame juba Xiangong Fu. Ohoo, seal ma ju käisin. See on see Hehuani, see põhjarada hakkab sealt pihta. Kaugemal on juba Hehuani küla. Ja siis on Fuling. Ma lähen kohe vaatan, kus see Xiangong Fu, vaatame kohe, kus ta tegi seal täpi. No siin näeb neid kõrgemaid mägesid küll, Mount Pilau, Kajan, endal nina all, Xiangong Fu. Siit ma tulin ja see on see Hehuani nurkpiik, mida ma käisin tegemas mõne eest. Ja Fuling on see koht, kus ma siis teisel päeval, kui ma neid Hehuani tippe tegin, maha tulin. Ja tookord ma käisin Mount Hehuani otsas, siis käisin Hehuanist piiki otsas. Vaat, sedasi on see Rocco rahvuspark, rõõmus äratundmine. Allkodusel oleks veel vaatamist või müüki või miskit värki olema. Kas muudkui vaatama. Rocco Tree of Life, Rocco elupuu. Väga fotogeeniliselt tehakse neid luuma, kõik valgused ja värgid, et kui panen mingi Google'i Maps'i neid pilte ülesse, siis teevad koha atraktiivseks ja kutsuvaks. Iseenesest lihtsad asjad, aga suure jõe lugu. Ühesõnaga
see Taroko rahvuspargi lugu on natukene geoloogiliselt ka Taiwani tekkimise lugu, kuidas setted hakkasid tekkima veepõhja, kuidas tekkis lubjakivi, kuidas laamad, Euraasia laam ja siis Filipiinide laam kokku põrkusid, kuidas see Taiwani saal siis sealt maa peal hakkas kerkima ja minu teada ta kerkib praegugi ja kerkib päris tugevalt, et Gemini väitis, et 5-10 sentimeetrit aastas, mis teeb selle piirkonna väga huvitavaks ja pole ime, et ta on nagu seismiselt aktiivne. Igastahes, kui see maa oli nüüd kerkinud Taiwanis, siis hakkas see jõgi, The Great River või Libu jõgi, uuristama seda Taroko kuristikku või kanjonit. See on selles mõttes nagu teistsugune kanjon, kui näiteks on võrrelda Grand Canyoniga, et Grand Canyon on selline suur ja lai, aga see, kuna graniit või mis graniit, vist on jah graniit, ühesõnaga see kivi, mis siin on hästi kõva, siis see org on sügavale kukkuv, hästi kitsas ja kohati pidi olema nagu 1000 meetrit niimoodi, et sa vaatad, et kaljuseinad vasakul paremal on nagu 1000 meetrit. Et seda teed mööda, kui sõita terve see tee läbi Huanini, siis on seda näha. Muidugi jah, ohtlik maavärinate mõttes. Vaatasin järele, natuke valetasin. See kivi, see kõva kivi, see on marmor. Mõtlesin, kui ütlesin, et natukene on midagi valesti. Okei. Ja siin on ka väljapanekud siis kohalikest Ruku inimeste majad ilmselt. Ja siin näitab põliselanikke, Taiwani põliselanikke, kõik need 12 rahvast siin. Ühesõnaga alguses, jah, see Ruku enne 2004. aastat teda käsitleti kui selle sama Atayali hõimu osanast, nad mõlemad otsapidi Tarokos ja ühes kandis. Aga nüüd on nad eraldatud. Ja siin on siis need teised rahvused. Aga paistab, et see põhjaserv ja kui siit alla minna lääneserv, et see on ühesõnaga põlisrahvustest üsna puhas, et põlisrahvused on rohkem siin keskmäestikus ja sellistel aladel ja idaservas järsus, mis on ebasõbralikumad, et teised nagu rohkem tänapäevasemad lääne inimesed, need on kõik läände kolinud, lääneserva. Minu arust ülilahe siin tehtud ekspositsioon klaasi taga, on koda lähemale ja siin on need nagu pressi seda nuppu, et ma ei teagi, vaatame, mis juhtub, kui ma seda nuppu pressin. Otseselt midagi ei juhtu. Kohalikud lihtsalt astuvad. nagu movie väike. Jälle mingi asi, mis on ülivahvalt tehtud. Teised samasugused akvaariumikesed veel, mis kujutavad kohalike elu ja siin on nende esemed. Mida need Ruku inimesed pidid olema kõvad kudujad, et kudumine pidavat olema väga tähtis ja siuksed keerulised mustrid. Kogunemine. Selles mõttes seda hõimu on palju lihtsam uurida, kui näiteks neid Peinani inimesi, keda ma eile seal Taitungi lähedal vaatasin, sest need inimesed päriselt veel elavad seal mägedes. Isegi kui neid ei ole palju, nad elavad ja säilitavad oma kultuuri. Kusjuures neile ei pidanud meeldima see, kui neid pildistatakse, et ilma luba küsimata kindlasti ei tohi nende privaatsust rikkuda, isegi kui sa sinna matkad, siis kaameraga ringi käimisel, ümberkäimisel pead olema ettevaatlik ja teiste privaatsust arvestama. Üks ruum Taroko häältega. No, mis sealt sa teed? Oi, üks väike plõnn oli ja kõik.
nii, mis sealt meil siit tuleb? Teine väike plumm. Siuke kukkumise ajal. See on, mis sealt sina teed? Siuke ruum. Ja siis on vähekene neid Taroko kive. Külastuskeskus külastatud. Päris lahe atraktsioon, ka tasuta täitsa. Ja nüüd ma siis selle jõe kallast mööda, teist kallast mööda vaatan, kas seda pidi õnnestub mul sinna Rinnalisse asuvasse tagasi minna. Või pean ikkagi teist teed pidi minema. Aga siin paistab, et mingi väärke läheb. Okei, mitte kaugele kahjuks. See vist on see rajajupp, mille kohta öeldakse, et õige Riias oli, et esimesed 250 meetrit ainult on avatud. Egas muud kui ots ümber. Iga asi on millekski hea. Et kui poleks pidanud otsa ümber pöörama, oleks mul need vahvad eksponaadid siin nägemata jäänud. Puidust tehtud siuke muusikakomplekt. Lahe. Mikkel. Ja seened. Ja siin on mingisugused savist värgid. Korra vaatan seda suurt Taroko kuristikku. Nii vähe või palju, kui seda näha on. Ja siin on kurjad kirjad väljas, et Uentsi 08 kuni 18. 8 kuni 6. Ja need on siis need kõrged mäed, kus need põlisrahvad elavad. Vaatame, sealt paistab. Piiramassiivid. Hiiglaslik Aasia Hualieni tsemenditehas üsna rahvuspargi kõrval. Rahvuspargi alal kohe. Ja aeglaselt sõidavad tsemendivagunid tsemenditehasesse. No vot, see valge maja siin on minu hotell Memories Homestay. Et ma nüüd jälle valest uksest sisse ei lähe. Et see kaugem vasakpoolne uks, mis paistab nagu see erauks olema, erakorterid. Et see on see minu uks. Ja see parempoolne uks, kus on suured kirjad väljas, mis paistaks nagu hotell olema. See on hoopis teine hotell. Ja siis rõdu peal ära paistab mulle see ilus tempel siin. Mis pilved on mägede kohal. Mis tegin hea otsus, et sinna ei tea kuhu ei läinud. Ega mägedega ongi niimoodi siin kandis, et hommik on ilus ja pärastlõunal pöörab ära. Et sellega peab arvestama, et parem on siis juba päevaga varakult pihta hakata. See on ikka päris ilus tempel. No välisukse lukumehhanism on siin küll andis mõistetada. Kõigepealt pead kaarti lehvitama, siis need numbrid muutuvad nagu nähtavaks või ärkavad ellu ja siis pead koodi sisestama.